Jutulõnga meetodi eesmärk on näidata õpilastele elulähedasel viisil, kuidas käivad arutelud muutuste ümber linnaruumis või kas või korteriühistus. Kuidas ümberkaudsetel inimestel on oma arvamuse kujundamisel erinevad kaalutlused ning kui palju on erinevaid aspekte, mida arvesse võtta. Teema, mille ümber arutelu käib, võib valida ise. Meie viisime jutulõnga meetodi läbi teemal lõbustuspargi rajamine linnakesse. Jutulõnga meetodile eelneb teoreetiline osa, mida õpilased saavad hiljem arutelus kasutada. Meetod ise töötab nii. Esiteks saavad õpilased linnaplaani, kus on näiteks teed, veekogud, mets ja muu olulisem juba kujutatud. Seejärel saab iga osaleja endale rolli, millest lähtuvalt arvamust avaldada ja otsuseid vastu võtta. Lapsed võiksid ise kujundada oma karakteri välimuse ja talle nime anda, et oma rolli paremini sisse elada. Siis tutvustab õpetaja probleemi. Meie näite puhul on selleks lõbustuspargi rajamine linnakesse, millel on vaja leida kõige sobivam asukoht. Koos arutlesime, mis võiks lõbustuspargi loomisega kaasneda, näiteks uued töökohad, kuid ka müra ja praht. Ning siis on laste kord seda omavahel arutleda ning leida sobivaim lahendus. Õpetaja jaoks on kõik lahendused sobivad. Võib ka juhtuda, et õpilased otsustavad lõbustusparki linnakesse üldse mitte luua. Kui lahendus on leitud, on hea veel korra arutleda, millised olid õpilaste kogemused uues rollis olemisest. Mulle ei meelde, kuidas ta rääkis meile, mis miski on. Uusi sõnu õppisin ja jäigi tiimitöö meelde. Tiimitöö ka, see oli ka üliäge. Milline tiimitöö? Plakatite, mõistekaartide tegemine. See mulle meeldis ka, et kõik said valida, kuhu nad tahaksid lõbustusparki panna, sest et see oli ka klassitöö rohkem. Ja see oli äge, sellepärast, et kõik said, mis tahtsid põhimõtteliselt. Teeks ma arvan, et ma teeksin kunstitunnis seda, et siis saab meil on klassijuhatajaga siis tund, siis kunstis saab teha seda, see oleks üliäge.